puugid tuleb kindlasti eemal hoida, et see on selgemast selgem. Aga sellegipoolest see karistusseadustiku paragrahv 300 mu meelest kriitikat väärib, sest et ta ongi nagu otsatu ääretu paragrahv, mis ütlebki, et kui sa riigihangete seadust rikud ja siis teatud tõsidusastmega ja kellelegi eeliseid soovides, siis võid saada kriminaalkorras karistatud. Ehk et piisab mis tahes moel riigihangete seaduse rikkumisest. Ja neid mooduseid võibki olla siis ilmselt, ma ei tea, lõpmata arv. Et selles mõttes on see üks võrdlemisi ebaõnnestunud säte mu meelest. Et ma arvan, et maailmas ei juhtuks midagi katastroofiliselt halba, kui see säte ka päeva pealt kehtetuks tunnistada. Sest et jätkuvalt jääksid karistusseadustiku erinevad paragrahvid, mis räägivad sellest, et altkäe maks on keelatud, erinevad muud korruptiivsed tegevused on keelatud, et prokuröridele, ma arvan, jääksid kõik need hoovad alles, sest ma küll nüüd ei taha minna prokuratuuri mängumaale, ma ei tunne ennast kuidagi nagu ka liiga kompetentsena selles valdkonnas, aga ma arvan, et enamasti, kui ka mingid riigihangetega seotud pahategusid uuritakse, siis lisaks sellele, et me saame viidata karistusseadustiku paragrahvile 300, ilmselt seal juurde käib ka tegelikult paaristakendina mingi muu selline nagu päris kuritegu, just kui ma panen jutumärgid siia ümber, nagu näiteks altkäemaksu andmine või küsimine. Et jah, ma arvan, et see selline nagu siuke tahtmatu mingisugune kaksikvend, see paragrahv 300, et me võime ta ka eemaldada. Ma arvan, et ei juhtuks midagi halba. Mis on selle sätte mõju sellisele, mina nimetaks seda õhkkonnale, et ma toon siin ühe näite, et ma olen mõningatelt kaitsetööstuse ettevõtjatelt kuulnud, et osad inimesed kaitseväes kardavad isegi vestelda kaitsetööstuse ettevõtjatega, sest nad pelgavad, et nad rikuvad seeläbi kuidagi seadust. Et mul tundub see asjaolu, et inimene kardab, et ta rikub, ma siin rõhutan seda kuidagi seadust, näitab minu arvates, et seadusandja on ettenähtavuse loomisel läbi kukkunud, et teisisõnu inimene usub tõsimeeli, et halbade asjaolude kokkusattumisel leitakse mingisugune viis, kuidas kohaldada karistusraamatut, et lähete selle mõttele kaasa või vaidlete vastu? Jaa, sellele arvutuskäigule võin ma vabalt alla kirjutada küll ja kirjutangi, sest et nagu me ka ennist rääkisime selle turu-uuringutest, et inimestel sageli põlv väriseb ja võib-olla isegi sel määral, et jäetaksegi mingid asjad tegemata ja siis lihtsalt kardetakse. Et kui mina nüüd riigiametnikuna või hanke esindajana suhtlen erasektoriga, et kas ma siis saadan korda sellise pahateo, et on vangiminek ja need hirmud on ju sageli enamasti alusetud. Aga kui me sellises hirmuõhkkonnas elame, siis see takistabki tegelikult julget otsustamist, paindlikku mõtlemist, innoveerimist, kõik, mis tegelikult meil on oluline, mida me kuskil muust kõnepuldist nagu tõstame esile, et me võiksime seda kõike teha, aga teise käega meil kirjutatud selline paragrahv, mis seda kõike justkui pärsib. Et ma arvan, et kui see hirm maha võtta, siis oleks jälle üks tubli samm edasi tehtud. Et ühest küljest on see inimeste harimise küsimus jälle, et öelda, et see paragrahv 300 nüüd pole niimoodi, et ma ei tea, sa kellelegi annad kogemata vastamiseks ühe päeva võrra väiksema tähtaja, kui seadus ette näeb ja kohe on niimoodi Harju vangla. Et harimise küsimus, aga teisalt ka me saame need mured ju ka kapitaalsemalt maha võtta, et me lihtsalt tunnistame selle sätte kehtetuks. Teie julgeks väita, et see säte on määratletusnõudega vastuolus? Jah, see on nüüd minusugusele vastamiseks libe jää, sest et karistusõigus pole see päris minu tassike teed, aga ma arvan, et ta isegi ei pruugi olla, olenemata kogu sellest kriitikast, mida minagi siin olen nüüd teinud, sest et erinevatest mingitest muudest sätetest, mida on peetud selle määratletusnõude kontekstis problemaatiliseks, näiteks toimingupiirangu rikkumine. Seal on meil üks mõiste, toimingupiirangu rikkumine, et mida see siis tähendab? Ja sealt tekivad need määratletuse küsimused. Aga paragrahvi 300 puhul on meil kontekst ju selline, et me räägime riigihangete seaduse rikkumisest. Et tegelikult meil on selge, mis on karistatav. Riigihangete seaduse rikkumine, lihtsalt erinevad mingid variandid sellest.
aga jah, et probleem on selles, et ta on küll nagu selles mõttes selge, me teame, mis on karistatav, aga ta on ilmatu lai, ta on otsatu, ääretu ja see võib olla see probleem. Ma ei tea, kuidas karistusõigus inimesed sellesse suhtuvad, aga ma olen siuke kahe vahel siis.